Tere, mina olen Jakob, olen kitarriõpetaja. Täna räägin sellest, mis asjad on helitrepid ja kuidas neid enda kitarrimängu oskuse arendamiseks kasutada. Kui kitarrinootide õppimine on sulle täiesti uus, siis alusta sellest, et lähed vaatad seda videot, kus ma räägin kõigi keelte nootidest esimeses positsioonis, et sa saaksid üldse aru, millest jutt on. Helitrepid on selline tore lihtne leht, mille ma olen loonud selle jaoks, et algajaid mängijaid nootide õppimisel toetada. Et kõik oleks nende jaoks aina lihtsam ja loogilisem, et ei ole mingisuguse, see noot ja nüüd sa pead seda teadma, et see kuskil on, vaid et kuidas, et iga keel, mis ma ära õpin, et kuidas ta teiste keelte suhtes siis asub selle noodi joonestiku peal. Ja täitsa alguses, kui ära õpitud on esimene keel, siis esimesel keelel ongi sul, eks ole, nii-öelda minihelitrep, et seda ma eraldi helitrepi lehele ei ole lisanud. Kindla peale lae endale helitrepi leht alla ja prindi see välja, selle leiad siit video kirjeldusest, kus sa saad selle endale alla laadida. Nüüd, kohe kui oled ära õppinud esimese keelenoodi ja teise keelenoodi, mõlemal on 0, 1, 3, eks ole, F, G ja H, C ja D. Nüüd, selleks, et hästi tunnetada, kuidas nad üksteise suhtes asetsevad ja et ma suudaks järjest noote hästi mängida, siis ongi hea mängida esimest helitreppi. Ja kui olen ühe korra ära teinud, siis valin näiteks, et teen 2 korda või 3 korda või 4 korda ühte sama nooti. Alguses soovitan mängida seda noodist, et silmale ja mõttele hästi jääks meelde, kus mis asub. Edasi on hea mängida juba peast. Helitrepp number 2 on siis, kui on 3. keele noodid ka ära õpitud, siis on 2 nooti juures ja hakkad lihtsalt sealt alt pihta. Algajad mängijad täitsa tihti püsivad pikalt enda ülemise 3 keele peal, et see meloodia mäng hästi käima saada. Siis on alati oma harjutamise alguses see hea mõte mängida helitreppi vähemalt 2 korda ja iga kord valin kas 1, 2, 3 või 4 kaupa. Ja kui olen näiteks 2 kaupa ära valinud, siis jääb 1, 3 ja 4 valikusse või tegin alguses 1 kaupa, siis on 2, 3 ja 4. Et ise valid, millise teed alguses ja siis millise järgmisena, et 2 korda käin kõik selle läbi, siis on hea selline nootide ülevaade endale tehtud ja on hea minna neid samu noote siis lugudes kasutama. Edasi, nüüd kui on 4. keel ka õpitud, siis tuleb järgmine helitrepp ja nüüd mängimise mõttes on alguses hea võtta rahulikult, kiiret ei ole, et mängidki pöidlaga need 0, 2, 3 siit ära, jätad pöidla siia. Kõik niimoodi ära. Võid ka põhimõtteliselt panna pöidla siia 5. ja mängida kõik sõrmedega üles alla. Järgmine helitrepp, nii nagu juba praegu harjumuseks on saanud, paned lihtsalt 1 keele jagu noote juurde. Ehk siis enne oled ära õppinud need uue keele noodid ja nüüd saad need siia helitreppi lisada. Kui see sisu, mida sa siit saad, need harjutused, õpetused, kui need on kasulikud sulle, siis anna sellest märku sellega, et lisad videole meeldimise ja lisad ka Kitarrikodu kanali oma YouTube'i tellimustesse. Tänud! Nüüd, kohe kui sul on juba 5. ja 4. õpitud, põhimõtteliselt sa võid hakata lõikama neid helitreppe tükkideks ehk mängida ainult bassikeelte omad ja siis selle helitrepp number 2, kus on 3 keelt. 6. keel juurde. See on hea mängida nii kõik kui ka eraldi, ehk siis
kuidas mul kõik need esimese positsioonid noodid üksteise mõttes käivad ja siis näiteks ka korra eraldi. Ja ongi mõnus. Kindla peale seda helitrepi mängu mina soovitan vähemalt esimesel aastal kogu aeg oma harjutamise algusesse pista. Et nende keelte ülevaatamine, nende nootidega tuttavaks saamine, see on nii oluline, et hiljem oleks lihtne uusi lugusid õppida ja mängida. Ja kindlasti need passikeeled ka käi üle, sellepärast et siis, kui esimesed passidega lood tulevad, siis tavaliselt on lahtised keeled passis. Aga et sa ära ei unustaks, mis sul siin veel on nendel passikeeltel, siis see helitrepp täpselt selle jaoks ongi hea. Head harjutamist ja näeme järgmises videos.